Lille Roomets, minu elulugu Jens Kuusk, 8-aastane. 7. missioon. Uus päev ja uued teod. Kahjuks pidid uued teod ootama, sest Voltsi ema pidi panka minema ning Volts pidi oma väikese õe järele vaatama. Volts kõndis pahuralt titekäru lükkava ema kõrval parki ning pidi seal koos õega liivakastis mängima, kuni ema tagasi tuleb. Läksime Petsiga asja lähemalt uurima. Ehk saab väikese õe tagasi kärusse panna, et me oma suurtele tegudele vastu kõndida saaks. Selgus, et ei saanud. Voltsi väike õde suutis oma tillukese kere kohta väga kõva kisa teha. Nii et oli selge, et söögu parem seal kastis liiva edasi, aga käru kohta tekkis meil idee. Teate mehed, teadustas Volts oma uut ideed. Me saame teha kärutõukamise maailmameistri võistlused. See oleks täna meie uus missioon paremate võimaluste puudumise tõttu. Mismoodi me seda kärutõukamist teeme, uurisime Petsiga asja lähemalt. Me tõukame käru mäest alla ja vaatame, kes kõige pikema liu saab, selgitas Volts. See, kelle liug kõige lühem on, jääb mu õega liivakasti mängima, kuni teised 2 kiiguvad. Tõelised mehed on alati sellisteks väljakutseteks valmis. Esialgu jäi Volts õega liivakasti, et näha, kuidas asi välja tuleb. Pets läks käruga künka tippu ja mina jäin künka alla seisma, et käru peatuspunkti juurde oksajupp panna. Oksajupp tähistas siis Petsi tulemust. Mina pidin olema kivi ja Volts kuusekäbi. Pets võttis hoogu ja tõukas käru künkast alla tulema. Korraga kargas ei tea kust välja mingi vanamemm ja pistis selle käru järelt sibama. Ma vaatasin suurte silmadega, polnud enne näinudki, et vanad inimesed nii kiiresti joosta saavad. Lõpuks saigi memm kärust kinni, vaatas sinna sisse ja haaras rinnust kinni. Oh issake, hingeldas ta, ma arvasin, et laps on sees siin. Läksin parem võtsin käru tema käest ära, enne kui ta Petsi õe käruga minema kahvel jalutab. Nende vanainimeste mõistus ei ole enam päris selge. Mu ema vahel räägib. No kust küll inimesel selline mõte üldse pähe tuleks, et käru koos titega mäest alla lükata? Tittu tõukaks hoogu ise juurde ja siis ei oleks enam aus võistlus ju. Me olime seda näinud küll, kuidas Voltsi õde oma ülakeha ette ja taha vibutas, kuni käru iseenesest liikuma hakkas. Vaja veel seda tüli, et ta kellegi tõuke jaoks rohkem hoogu annaks ja teise tõuget üldse pidurdama hakkaks. Ei tea jah, mis see vanamemm mõtles, kui sedasi meie käru tõukamise võistlusel rajale ette kargas. Väga inetu igatahes temast sedasi noorte teadlaste eksperiment nurjata. Vau, sosistas Volts imetlevalt, kui käruga tagasi tema juurde jõudsin. Kas nägid, kui kiiresti ta jooksis? Nagu olümpiasportlane kohe. Jah, aga meie missiooni rikkus ta ära, pahandas Pets tema kõrval. Huvitav, ütlesin mina. Sport pidi inimese tegema reipaks ja rõõmsaks, aga see vanamemm istub nüüd seal pingil ja näeb välja, nagu hakkaks kohe ära surema. Sellest ei ole midagi, et meie missioon nurjas, lohutas Volts. Ärge külvake hüsteeriat. Meie missiooni ülesanne lihtsalt muutus. Tegu on ikkagi kiiresti areneva keskkonnaga meie ümber. Päeva lõpuks saame oma missioonile punase joone alla tõmmata. Miks punase? Muutus Pets uudishimulikuks. Nii lihtsalt öeldakse, vastas Volts. Punane on vist suurte inimeste lemmikvärv. Õpetajad ju ka parandavad vihikuid punase pastakaga. Meie uueks missiooniks sai tõestuse otsimine, kas sport on inimesele kahjulik või kasulik. Õnneks tuli Voltsi ema juba pangast tagasi ja võttis tite jälle enda hoole alla. Enne Voltsiga pahandades, et miks lapsel suu liiva täis on. Aga Volts ei olnud selles süüdi ju. Me kõik nägime, et ta ise hakkas seda sööma. Volts ei toppinud ju talle seda suhu. Ja kui me oleks takistanud tal liiva söömist, oleks ta karjuma hakanud lihtsalt. Läksime tagasi minu koju ja võtsime printerist ühe valge paberi. Volts kirjutas sinna kasulik ja kahjulik ning tõmbas joone vahele. Ühte tulpa kirjutame oma vaatlustulemused spordi kasulikkusest, teise spordi kahjulikkusest. Pingerida juhtis hetkel kahjulikkuse tulp, sest jooksmine polnud sellele vanamemmele kindlasti kohe hea olnud. Läksime tagasi õue ning hakkasime inimesi jälgima. Bussipeatuses seisis buss ja üks mees jooksis selle poole ise kohvriga bussijuhile vehkides. Tema läks kasulikkuse tulpa. Kui ta poleks jooksnud, ütles Volts, poleks ta bussi peale jõudnud. Seega sportimine tuli talle kasuks.
Seejärel nägime, kuidas üks koer ennast kükki ajas, kakajunni tegi ning tema rihma küljes olev naine kummardus ning selle kakajunni kilekotiga üles korjas. Mille alla me selle paneme, küsis Pets. Kummardamine on ju peaaegu nagu võimlemine ja võimlemine on ka sport. Tema kummardamine oli märgilise tähendusega, arutles Volts. Koer pani märgi maha ja see naine kummardas seda üles korjama. Märgiks oli küll kõigest kakajunn, aga mõtle, kui see oleks olnud raha seal maas. Kummardamine on kasulik. Ja Volts pani kummardanud naise kasulikkuse tulpa kirja. Ma ei tea, me võime vist missiooni täidetuks lugeda, arvas ta seejärel rahulolevalt paberit silmitsedes. Ma ei jaksa täna enam midagi kirjutada. Ma olen niigi kirjutanud juba rohkem kui terve ülejäänud nädala jooksul kokku. Aga kokkuvõtvalt võime öelda, et sportimisel on nii miinuseid kui plusse.